Siis me olime Hiina linnas. Põhipood oli suur remapood, aga see oli eelmaal ristmikul. Sinna minek oli ikka omaette ettevõtmine. Aga maja kõrval oli mingi väga pisike poeke. Põhiline, mis ma mäletan, oli see, et käisin seal hommikuti suitsu ostmas ja tegin esimese suitsu poe ees seistes ja eemal kasvavaid papleid vaadates. Sealt oli näha kõrgeid kaharaid paplipuid, mis oli õigupoolest ainus päriselt ilus asi Hiina linnas. Ja siis mõnikord tulid mingid vene lontrused minuga juttu rääkima. Mina muidugi rääkisin viisakalt vastu. Lontrused olid nad tõepoolest. Üks oli näiteks inimese peksmise pärast vangis istunud. Pood ise oli pisuke uberik suure kase varjus. Ja siis oli Hiina linnas veel üks kiosk, mis oli ööpäev läbi lahti ja kus ma käisin palju oma lõputöö kirjutamise ajal, kui istusin ööd läbi arvuti ees ja suits sai otsa või tuli kokaisu peale. No sinna tuli küll palju kaupa otse Venemaalt, igasugu vene šokolaade ja Venemaal tehtud Buratino limonaadi. Ja seal müüdi pomsidele vabalt troinoid. Ma ise nägin mitu korda, kuidas mõni selline räsitud mees tuleb, näitab luuki 2 sõrme, lisab oma kähiseval häälel dve ja saab kohe 2 sildita odekolonni pudelit. Üks pudel oli mingi 3 või 4 krooni. Nii et kõige odavam alkohol Tartu peal.